Granadasse jõudes külastame kõigepealt ühtsesse Alhambra kompleksi kuuluvaid Generalife aedasid. Kui maurid jõudsid 710. aastal Hispaaniasse, rajasid nad islamile omaseid aedu ka siin. Nende üheks paremaks säilinud näiteks ongi Generalife. Palee ja aiad on ehitatud Mohammed III valitsemise ajal 14. sajandi esimesel aastakümnel ning täiendatud sultan Ismaili poolt. Generalife koosneb reast suurtest aedadest, mis jagunevad omakorda ülemisteks ja alumisteks ning kesksest paleest. Iga nurgake siin pakub silmale midagi uut ja üllatavat. Aiad tõusevad mööda mäekülgi terrasshaaval kõrgemale, kusjuures terrasse ühendavad omapärased trepid, mille õõnsates balustraadides voolavad sulisevad veeojad, kogunedes igal trepimademel väikesteks tiikideks. Generalife palee on suurepärane villa vaatega Alhambrale. Tihti räägitakse, et see oli sultanite suveresidents. Valitsejad tulid Alhambrast koos oma peredega siia puhkama igapäevasest palee rutiinist. Tänapäeval on selleks leitud ka moodne sõna – stress. Palee ning ka kogu kompleksi süda on Patio de la Acequia, veekanali õu. See kujutab endast siseõue, mille keskel asub pikk bassein. Basseini ääristavad lillepeenrad, kolonnaadid, paviljonid ja purskkaenud. Teine huvitavam paik palees on Patio de la Sultana, sultani aed. Oma rohkete küpresside tõttu kutsutakse teda ka küpresside õueks. Sultani aeda peetakse üheks paremini säilinud aiaks islamiaagsest Hispaaniast. Lisaks sellele on Generalifes ka kõige vanemad säilinud maurideaegsed aiad. Peale Granada vallutamist Reconquista käigus 15. sajandil tegid kristlased palees mitmeid ehituslikke muudatusi. Just nemad ehitasid veekanali, õue, purskkaevude read, mis pritsivad vett kõrges kaares basseini. Selline veepladin, mis lõhub vaikust, ei olnud omane mauride purskkaevule, millede vesi voolas ja vulises rahustavalt ja häirimatult. Generalife aedade kõige eredam ja meeldejäävam elamus on tema lilled, puud ja põõsad, vesi oma lõpmatus mängus valgusega ja tema helid, veevulinast kuni lindude ja ritsikate lauluni. Teerajad Generalife aedades on traditsioonilises Granada stiilis väikestest kividest laodud mosaiigid. Seejuures on valged ja mustad kivid korjatud erinevatest jõgedest. Öeldakse, et õnnelik on see, kes on sattunud nägema kordki Alhambra losside kompleksi Granadas. Seal nähtud ilu mäletatakse terve ülejäänud elu. Haruldane ehitis võib uhkustada oma erinevate arhitektuuristiilidega, mis pärinevad diametraalselt erinevatest religioonidest, islamist ja ristiusust. Alhambra ajalugu on pikk. Juba 13. sajandil asus siinsel Sabico nimelisel künkal Granada tollase emiiri Al-Ahmara residents. Juba ehituseks valitud koht oli suurepärane. Sabico küngas kõrgub 150 meetrit üle Granada ja silmapiiril terendavad Sierra Nevada lumised tipud lasuursinise taeva taustal. Alhambra arengu kõrgpunktiks võib pidada Nasridide dünastia valitsemisaega 1230. kuni 1492. aastani. Sel ajal oli Granada moslemite poolt vallutatud Iberia poolsaare alade pealinn ja Alhambra nende kuningate residents. Alhambra avaldas oma ilu ja kordumatusega tohutut mõju ka 15. sajandi Hispaania valitsejatele. Erinevalt paljudest teistest mauride ehitustest, mis hävitati, otsustati Alhambra kompleks säilitada puutumatuna. Ainult Karl V rikkus seda keeldu. Ta laskis lammutada kompleksi keskosa ning ehitada selle asemele kuningalossi, mida tuntakse praegu tema nime järgi. Ümmarguse siseõuega renessansi stiilis ehitatud kahekorruseline ja samas galeriidega ümbritsetud hoone ei mõjugi üllataval kombel nii väga võõrkehana selles ansamblis.
Suure kompleksi koosseisu, mida ümbritsesid tornidega kindlusemüürid, kuulusid peale kuningapalee veel mošee, elumajad, saunad, aiad, laod ja ka kalmistu. Kuninglik Nasriidide paleekompleks jaguneb 3 erinevaks osaks: Meksuar, Serallo ja Haarem. Paleedes jalutades on tunne, nagu oleksid sattunud mingisse laborinti. Omal käel on siit väljapääsu üsna raske leida. Sisenesime kõigepealt Meksuari paleesse. Selles palees kohtus sultan oma ministritega, et pidada konsultatsioone riigiasjus ning võttis vastu ka üldsuse esindajad, et kuulata ära nende mured ja kaebused. Igas palees on hulk erinevaks otstarbeks mõeldud ruume ning nad paiknevad tavaliselt ümber keskse siseõue. Eriti peenelt teostatud raidkiri profiil kaunistab lossi sise- ja välisseinu. Kuna islam keelab kujutada kunstis elavat loodust, leidsid kunstnikud lahenduse ja kaunistasid seinad ülikeerukate arabeskidega, lisades nende vahele kiidusõnu Allahile. Ornamendipitsis ei leia te mitte ühtki kordust. Kõik motiivid on täiuslikud ja unikaalsed oma ilu poolest. Meksuarist pääseb edasi kaunis Mudehari stiilis ehitatud Cuarto Doradosse, kuldsesse saali. Siin tegi sultan kui vägede ülemjuhataja oma tähtsamad sõjalised otsused. Kuldse saali vastas asub sissepääs Serallosse, täpsemalt Comarese kompleksi. Siin asus sultanite ametlik residents. Nende eluruumid ümbritsevad Mirtide õue, mille keskel asub suur keskne bassein, mis jahutab paleed ja on samal ajal ka võimu sümbol. Sellest õuest on hästi näha ka üle katuse kõrgu Comarese torn ning veepeeglist võib samuti jälgida selle peegeldust. Comarese palee on ehitatud tüüpilises islami stiilis. Siseõue suurus on 42 × 22 meetrit. Basseinis ujuvad ringi kuldkalakeste parved ja tema külgedel kasvavad mirdihekid. Nendes ka siis siseõue nimetus. Põhja- ja lõunakülgedel asuvad galeriid, mida toetavad marmorist sambad. Moslemite ettekujutusele vastavalt pidi just sellisena nägema paradiis välja. Varjuline aed imetoreda lossiga, vaikselt vulisevad purskkaevud ja bassein, milles ujuvad kuldkalakesed. Ja kõigile lisaks veel hulgaliselt kauneid neide ümberringi teda teenimas. Comarese tornis asub suursaadikute saal. See on Alhambra saalides suurim, võttes enda alla kogu torni. Ta on 4-nurgne ruum 12 × 12 meetrit ja kupli kõrgus põrandast on 23 meetrit. Siin ruumis asus sultani troon, mis seisis sissepääsu vastasseinas. Saalilagi on kaunistatud valget, sinist ja kuldset värvi ringi, krooni ja tähekujulise inkrusteeringuga. Seinad on kaetud erinevate krohviklaveeringutega, arabeskidega. Ruumis on 9 akent, igas seinas 3. Neist avaneb imepärane vaade alla aiuvale Granada linnale. Alhambra oli viimane mauride kants Hispaanias, kuni nad 1492. aastal Reconquista käigus sealtki välja löödi. Enne seda jõudis aga selles Nasriidide dünastia 13. sajandil ehitatud lossis elada 22 Mauri kuningat oma naiste ja armukestega. Ruumides ringi liikudes võis läbi akende näha ka väiksemaid purskkaevudega siseõuesid, mida nimetatakse patioks, ja Comarese palee saunasid, täpsemalt nende katusekupleid. Oleme oma jalutuskäiguga jõudnud keerulise nimega saali, Sala de Abencerrayes. Ruum ise on täiuslik ruut, kõrge laekupli ja võrretatud akendega. Lagi on kaunistatud sinise, pruuni, punase ja kuldse värviga ning meenutab meekärge, mis koosneb 5000 erinevast kärjekannukesest. See on näide mauride niinimetatud stalaktiitvõlvlaest. Legendi järgi oli sultan kutsunud siia õhtusöögile Granada ühe väepealike suguvõsa kõik täiskasvanud mehed ja siis nad tapnud. Kellelgi neist oli olnud armusuhe ühe sultani naisega, kuna aga polnud kindlalt teada kellega,
siis tapeti igaks juhuks kõik. Kuivanud küpressi, mille all sultani naine oma armukesega salaja kohtus, näidatakse siiani turistidele. Lõvide palee ehk aarem oli kompleksi suletud osa. Selle siseõue ümbritsevates 4 hoones elasid sultan ja tema lähikondlased. Teisel korrusel elasid sultani naised. Siseõue uhkuseks on 12 lõviskulptuurist ja nende seljal asetsevast vaasist kujundatud purskkaev, mis meie külastuse ajal oli kahjuks remondis. Purskkaevu ilma basseinideta eksponeeriti küll ühes kinnises ruumis, kuid seal ei tohtinud pildistada ega ka filmida. Lõvide õuega on meie ringkäik Nasriidide paleedes ka lõppenud. Välja jõudes leiame end Karl V palee kõrvalt, mille naabruses asub endisest mošeest ümber ehitatud kirik. Edasi külastame järgmist Alhambra kompleksi osa, Al-Kasabat. Et sinna pääseda, peame läbima Puerta del Vino, veinivärava, mis kujutab endast 14. sajandi keskel ehitatud tornitaolist ehitist. Al-Kasaba on Alhambra kompleksi vanim osa ja tal oli kitsalt sõjaline otstarve. Kindlusse pääseb läbi kitsukese värava majesteetlikult kõrguva Homenaie nimelise torni jalamil. Tornist viib üks käik maapealsetele ja maa-alustele korrustele, teine kitsas ja käänuline trepp aga torni tippu ja müüridele. Ümmargusest tornist avaneb kaunis vaade all-laiuvale Granada linnale ja kogu Alhambra lossi kompleksile. Al-Kasaba kindluse territooriumil elasid kuningliku kaardiväe sõdurid koos perekondadega. Tänapäevani on siin näha kunagiste elamute vundamendid. Kindluse keskel on suur, peaaegu 3-nurkne õu, Plaza de Armas ehk harjutusväljak. Seda ümbritses võimas müür 24 torniga, millest on järel vaid 8. Peamiseks ehitiseks siin on Torre de la Vella, vaatetorn, kuhu viib läbi jaheda ruumi kitsukene keertrepp. Ülesse tasub aga kindlasti minna, sest just sealt avaneb hea vaade Sierra Nevada lumistele tippudele ja ümbritsevale Granada linnale. 1773. aastast on selles tornis olnud kell, mida öösiti igal täistunnil löödi. 2. ja 3. jaanuaril lüüakse kella 36 tundi järjest, mälestamaks päeva, mil kristlased panid selle torni tippu risti. Aastasadu on selle torni nimi olnud Torre de la Campana ehk kellatorn, kuid nüüd on selle torni nimi Torre de la Vela, vahitorn. Muhamed I ja tema poja ajal olevat torni alaosas asub värav olnud ainus sissepääs kindlusesse. Tagasitee kulgeb läbi kõrgel müüripeatel asuva aia. Jekkide vahelised rajad on ka siin laotud mustadest ja valgetest kivikestest mosaiikidena ning janu saab kustutada teele jäävast purskkaevust. Peale väikest jalutuskäiku jõuame Puerta de la Justicia ehk kohtuvärava juurde, mis oli kunagi Alhambrasse pääsemise peavärav. Seda massiivset hobuserauakujulise võlvialuse ja ruudukujulise põhiplaaniga ehitist kasutasid maurid mitteametliku kohtuna. Peasissekäigu kohal seinal asetsev varali sõrmedega Fatima käsi kujutab endast talismani kurja silma vastu. Kohtuvärava hämarusest ja jahedusest välja pääsedes tervitab meid Alhambra metsa meeldiv rohelus. Mööda käänulist väikeste munakividega sillutatud rada allapoole liikudes möödume Karl V nimelisest purskkaevust. See on ehitatud 15. sajandil ja on üsna suursuguse väljanägemisega. Teele jääb ka pisike platsike Irving Washingtoni monumendiga. Jõuame Puerta de Granadani, Granada väravani.
vaid läbi selle 15. sajandist pärit triumfikaart kujutava värava pääses kunagi Granada linnast üles Alhambrasse. Teisel pool väravat algabki juba Granada vanalinn. Granada linna ala asustus ulatub tagasi esiaega. Esimesel aastatuhandel enne Kristust elasid siin keltibeerid. Nad olid tihedates suhetes voiniiklaste, kartaagolaste ja kreeklastega. Viimased rajasid siia 5. sajandil oma koloonia, mille nimi oli Eliburge. Rooma riik vallutas selle ala ja nimetas asula Illiberiseks. Juudid asusid elama linna piiri taha eeslinna, mille nad nimetasid Garnataks. Juudid aitasid ka mauridel linna 7011. aastal vallutada. Siis nimetati linna Ilbiraks. Moslemite omavaheliste tülide tulemusena purustati Granada 1010. aastal. Linn taastati aga uuesti ja sealjuures arvati juutide linnaosa Garnata linna sisse. Selle linnaosa nimest tulenebki Granada tänapäevane nimetus. Kui kristlased vallutasid linna mauride viimase kantsina Pürenee poolsaarel 1492. aastal, aeti kõik juudid Hispaaniast välja. Moslemitega sõlmitud lepingu järgi võisid need oma usku edasi praktiseerida. Hiljem tühistas valitsus selle lepingu ja nõudis kõigilt moslemitelt kas ristimist või emigreerumist. Selline on siis lühike pilguheit Granada minevikku. Meie aga lõpetame oma ringkäigu Granadas purskkaevu juures, mis kujutab Christopher Columbust andmas aru oma Ameerika avastusreisist kuninganna Isabellile. Siin istume meid juba ootavasse bussi ja sõidame oma järgmisse ööbimiskohta Malaga lähistel, Torremolinosesse.